Ursula von der Leyeni ja Kaja Kallase juhtimisel on Euroopa Liit lõplikult tõrjunud maailmapoliitika ääremaale. Euroopa korraldab mingeid tippkohtumisi, teeb väljuhääleseid ja karmilt kõlavad avaldusi. Kuid kogu seda sagimist ei võta maailmas keegi tõsiselt. Euroopa Liit ähvardas, et Ukraina rahuläbirääkimised ei saa toimuda ilma Euroopa osaluseta. Täna on EL-i nendes läbirääkimistes ainult vaatleja roll. Ja see on vaid üks näide meie abitust. Muidugi on Donald Trumpi saabumine Valgesse Majja märgatavalt muutunud USA suhtumist Euroopa Liitu. Trump eirab rõhutatult EL-i juhtkonda, eelistades suhelda rahvusriikide liidritega. Kuid see on vaid osa probleemist. Von der Leyen ja Kallas kuulutavad kõhtlemata vaenlasteks kõik, kes ei jaga nende väärtusi. Olgu selleks Hiina või Gruusia. Selle tulemusel on meil aina rohkem vaenlasi ja üha vähem sõpru. Mis väärtusi von der Leyen ja Kallas õigupoolest kaitsevad, said selgeks pärast seda, kui maailm sai teada USA rahvusvahelise arenguagentuuri USAID tegevusest. See organisatsioon, mida Trump nimetas hullude liberaalide kogunemiseks, edendas üle maailma USA demokraatliku partei agendat. Nüüd ei meeldi Kaja Kallasele Trump ja ta kutsub leidma vaba maailma jaoks uus liidrit. Kas teile ei tundu, et ilma USA-ta muutub Kaja Kallase vaba maailm liiga väikseks, piirdudes vaid Lääne-Euroopaga? Euroopa Liit on liiga nõrk ja liiga vaene, et kogu maailmale oma tingimusi dikteerida. Ometi just seda püüavad von der Leyen ja Kallas teha, saamata aru, et ende pretensioonid ülemaailmsele liidripositsioonile on naeruväärsed. Kui see jätkub, satub Euroopa Liit täieliku isolatsiooni. Von der Leyen ja Kallase vananenud väärtused ei huvita enam kedagi. Euroopa muutub maailmapoliitika tagahooviks. Ma kutsun üles Eesti valitsus ja parlamenti tõstatama küsimuse von der Leyeni ja Kallase tagasiastumisest. Seda saab teha iga EL-i liikmesriik. Vastasel juhul ootab ühtset Euroopat sünge tulevik. Aitäh!